No nii. No nii, jah. Hakkame vaatama. Läheb minna. No. Mina olen valmis, kui teised on. Hakkame vaatama. Vau. Ma ei tea. Foldiks ära vist juba. Juba kohe või? No see kuradi üle 3x on veits kahtlane jah, aga... Ma ei tea, jah. Ja nüüd on mingi sükke, ma ei tea, noh. On 7 kätte, aga pole nagu midagi. Ma ei tea, jah. Isegi kui kunni või emanda floppad, ei tea, kus sa oled omadega. Ma ei tea. See on TeamViewer, jah? See on Team. Okei. Ma ei tea, ma teeks buttonit vähem ka, ma teeks 500 teeks buttonit. Ma mõtlesin, ma olen Deep, et... Ei mõtlengi, et siis kui 500 teed ja ta mingi, ma ei tea, tonn 400 teeb, et saad koolida võib-olla. Seda küll, jah. Et siis ta ehk nagu 3 betib mingit nagu välju, nagu vaidimat range, aga noh, see ei ole muidugi nagu 100% kindel, aga lihtsalt, et noh, lihtsalt. Et noh, aga nüüd ma foldiks juba, jah. Okei. No ma ei foldinud tegelikult ees. No. See käsi ongi nii haige, et ma lihtsalt sain juba peaaegu kohe sellest aru, et ma tegin nagu nii valesti, et ma hakkasin nii valet asja leppima, kui tal nagu tundus olevat. Et nagu siin ma tšekkisin järgi. No ma ei tea, kui ta tšekib, ma ei tea, kui sa tahab mingi teha, siis peab hakkama floppi pettima juba. Siis vist peaks jah nagu. No, okei. Just oli 3 ja siis ma mõtlesin nüüd, et ma, kui ta tšekkib, siis ma arvasin, et ma hakkan ise nagu ässa reppima, aga... No miks sa ässa petiksid turnis? Nagu... Petiksid ässa turnis või? No ma ei tea, ma arvan küll jah. No millegelt tahaks ikka väljub saada. Aga ma ei tea, millelt see ongi, millelt ma saan, aga kui ma... Floppi tšekib ja tšekib turni ka. Ei no see ongi asi, et kui ta juba tšekib turni, siis... No ma mõtlengi, et sul on emand kunn ka veel, et nagu pocket emandaid, pocket kunne väga unlikely ja ma ei usu, et ta floppi tšekib nendega. Pocket kümneid, pocket poissi ma ka ei usu. See on kõik pocketid ja enam bet floppi põhimõtteliselt. Ma arvan ka. Selles mõttes ongi, et... Aga... Et jah. Mulle ei meeldi. Ei, ma mõtlesin, et mulle endale ei meeldi. Jah. Ma just tein... No väga hea, kui ise aru saad. Ja no Riveris ma sain, ma oleks juba pidanud siis Ternis juba väga alla andma. No Riveri on andnud ikka alla, ma loodan. Ei andnud. S6-id sa tšekid tagasi tegelikult sust tihti. Muidugi. Mis S6-id seal on seal üldse? Mis S6-idega, kas sa koolid seal, kui ta 1900... Ei, mul ei olegi, jah. S9-ga sa ei kooli, S10-ga ei kooli. Noh. S-mutt ja S-kunn ongi on. Ma ei tea, kas S-mutt isegi on. Võib-olla, no S-mutti ma ei tea, kas sa paned kohe maha, aga... Noh, whatever, on ju. Aga igast point being, et sul pole S-asi ka väga palju. Ega jah, mul pole eriti midagi seal. Mida ma... Ainult bluff. Ainult bluff, jah. Enam igas pettis on nii-öelda koolis ja... Noh. No ei noh, tähendab. See oli halb, jah? See oli halb, jah. No nii. Meeldib juba. Kas see pettis liidi ise kinni, jah? Muidugi, 100, 125. Ja ma ise ka pärast mõtlesin, et oleks võinud teha seda. Muidugi liid. Easy liid. Ja see... Aga as played, sa ei reisi siin kunagi. Ma ei tea. Ma ei tea. Ma mõtlen korraks.
ja panna siis kohe mingi 3 barrelit kohe. no mitte kõikidel runouts'idel. Aga kui sa plaanid potisi ka bluffida, siis on check raise on okei. Aga noh, ma ei tea, mulle sellepärast ei meeldigi check raise, sellepärast et sa pead nagu riskama nii palju ka, samas kui sa liidiga nagu raiskad nii-öelda palju vähem, kui sa missid ja kooli saad. Või no selles, kui sa kooli saad, siis sa pea hakkama, siis ei riski nii palju nagu. Et sa liididki umbes sama saisi natuke vähem enne, siis ta koolib lihtsalt, et ma usun, et reisima hakkab sind siin. Ja noh, aga kui sa check raise'id, sa pead mingi 400 tegema, ta koolib, emandaga turn tuleb blank, sa pead pettima uuesti mingi 900, no siis läheb juba nii paljuks risk. Ja siis riveris sa pead olema valmis pommi panema veel ja no ma ei tea, pole väga arukas tegevus, ma arvan, early. Ega ei ole. Suur osa endast äkkist huugama panna seal. Ja check call mulle ka ei meeldi, sellest, et sul on nagu raske välut extractida ja midagi reppida sa väga ei saa, kui sa check call'id. Noh, ma ei tea, mis kui flash hitid, mis siis teed, liidid välja kohe või? Ma ei tea, mõttetu ju. Et noh, sul ei ole väga häid outcome'e, mis sealt käest tulevad, kui sa check call'id minu arust. Et kas check raise või lead, aga mulle meeldib lead rohkem. No mulle endale meeldiks see lead rohkem. Jah, okei. Ja ma mõtlesin, no kui mu käsi oli, siis in-game'is ma just mõtlesin, et kui ma turni unustasin nagu kuradi ise liidida, siis ma mõtlesin, et ma liidin turni, aga... Ei, miks sa turni liidid? 7 on küll väga halb kaart, mida liidida. Oleks 9, siis mulle võib-olla meeldiks. Aga 7, no mis 7-ga sa koolid seal flopis? 7-8-ga sa ei kooli ju, 7-6-ga, S7-ga, kuni 7-ga sa ei kooli seal. Et nagu 7 sul küll range'is ei ole, mida sa reppida üritad. Et sul on pigem nagu 9 seal range'is, kui sa check koolid. Kui sa tahad üldse midagi reppida, siis repi nagu 9, kui 9 tuleb, aga 7 on küll halb kaart, mida reppida. Ei jah. Ma sain ise ka juba sellest ära täiesti. Aga noh. Noh, aga noh, nüüd on jälle sinu line nagu nii awkward nüüd, et noh, et mida sa nüüd enam repid, et kas sa 9 liidid turni, okei, sa võid liidida, aga noh, see šanss on nii väike. Jah, sellepärast mul ongi, et ma läksin mingi tegema midagi, mida ma ei peaks tegema. Ja siis ma just mõtlesin, ma ei tea, kuidagi äkki ma saan ta kuidagi maha, aga ma ei tea, millalt ma ta maha peaks saama. No ma ka ei usu, et ta isegi emadalt foldib siin. Ja tal võib kovalt 9x olla seal. Seda küll. Ja mõtlesin, tal on, noh, äkki tal on mingid trood seal, aga troo heavy on, aga kõik trood saan foldima, aga... Noh, ainukesed asjad. Midagi muud sa ei foldi seal välja. Et võib isegi trooga sind reisida seal. Seepärast, et minu liin on siuke väga... Et sul nagu, sa repid nagu 7, ne? Ja ega riveris nagu väga ei repi ka enam. Ja ma mõtlen, et turnis sa repid 7, river tuleb 9 ja siis overbetid, et hakkad lambist 9 repima. No ma ei tea. Ma ei tea, aga... Et no ta saaks suht easy reisida siin seal, kui ta oleks bluff isegi. Et jah, et mulle ei meeldi see play. Ei, mulle ka ei meeldi. No ta hiiras mind maha mingi, mis ta oli äsaga vist jah. Et see oligi nagu kord. Et jah, lead flop ja ta foldib flopi juba ära. Jah. Open find. Nii. Siis ma mõtlesin, et palju sa saisiksid siin, kui sa petiks? 3600. No ise just, kui ma üle vaatasin, siis ma mõtlesin, et ma paneks just veits rohkem, paneks mingi 5 või. No sa loodad ju poiss X-ilt välut saada siit. Ei no selles mõttes ongi, et kui ma panen niimoodi, kui ma panen 5, siis ma saan, keegi koolib, siis ma saan turni või äkki jammida või. Ma ei tea, kas keegi 5000 tahab turnis flopis koolida ja sul turni jammi koolida poisiga, ma ei usu reis. Ja siis ma, aga siis turni või noh, Riverex jääb siuke, ma ei tea, väga awkward stack ei jää. No mis vahet seal on, sul on peamine eesmärk, et sa saaksid võimalikult rahapotti poisi X-i ostu. Ja sul stack def efektivad niikuinii, et noh,
Preval oli 26 BB efekti, et no vahet ei ole, sa floppasid top paari, et siit käest nii minema ei saa, aga nüüd on lihtsalt see nagu point, et kuidas kõige rohkem nagu välut saada siin. Ja ma arvan, et väiksema size'iga sa saad rohkem välut kui suuremaga. Aga kas just suuremaga ei saaks rohkem väljut, sellepärast et kui ta tõmbab siin mingite tõmmetega, siis on just parem, et ta maksab, ei anna talle head hinda tõmbeid saada. Et muidu kui sa paned vähe, siis tal on hea hind nagu minna tulla näiteks flash throw, straight throw tõmbama. Ei ole niimoodi? No, mis straight throw'd me kardame? S10 või? S10, mutt 10. No miks sa mutt 10 kardad? Mutt 10 on ju 9 ja S ainult ju. No üks mutt on meie käes ka veel. No mutt me kardame, sest mutt annab meile 2 paari, et ainult 2 kaarti, mis me kardame. Ja miks sa tahad rohkem pettida nende vastu? Ma ei tea. No ma ei tea. Mina petti, ma ei tea. Mulle küll ei meeldi suur pett siin. Me tahame seda botti nagu Eeriga ka stääbid ikka ja tahame poissi X-ida range'is hoida ja gameplani mõttes ma teeks kindlasti vähem siin. No ma tolle hetkel ma olin niimoodi. Pool potti põhimõtteliselt täpselt. 3,5 oleks vist fine. See on ka fine. Ma tean jah, ma oleks 3,6, aga okei. 4. Ilus. Aga jah. 7000. Ma panin liiga palju. Ma mõtlesin, et ma commitin ennast siin juba ära, et näitan, et... Sa näitagi, et sa commitid. Mulle meeldiks see pett siis, kui sul oleks mingi flash throw näiteks, S10 ristid näiteks, siis mulle meeldiks see pett. Pigem bluffidega, või kui ma peaksin bluffima sinna. Ma mõtlen, et mulle meeldiks see siis, kui sul on mingi equity veel improvimiseks, aga sul ei ole nagu showdown välutada. Aga sa just tahaksidki näha, et sa pole committed, vaata. 7 tonni paned, vaata, siis kuradi. Sa tahad ikka näha, et sul on fold equity ka. Sul on kuradi, tegelikult sa tahad selle käega sisse ajada kõik, vaata. Mõnigi, sa tahad ütles... Aga sa ei taha, et vastane teaks, et sa nii väga tahad sisse ajada. See on ära küll, jah. Ei no siin on siin. Never fold. Enam vahet ei ole muidugi, enam muidugi fold. See oligi just alguse pool oligi olnud. Jah. Nii. Rohkavape. Ma mõtlesin näe, et siin ma tegin väga... See tegelikult in-game vist, ma ei tea millegi pärast, ma vaatasin, et see big blind on 2000, et ma limpisin, et see limpis järgi ja siis ma panin 7. Aga noh. No ma ei tea. Aga kui sa arvad, et limp on, siis on... ma teeks ikkagi rohkem. Et kui sa arvad, et limp, siis teeks ikkagi mingi 9 kilo umbes. Aga muidu as play... Muidu ma vist väga ei sükst tüüpi küll ei 3-petiks seal. Ei petki ei 3-petiks ja flatiks ja mängiks post-flop. Me ei tahaks sisse küll ajada sükse venna vastu. Jas, mõlemad koolisid. Pasin nüüd kolmandiku veel. No ei tea. Ja see petiks töötanud? Ma ei tea, kui mul pocket poisid on, siis ma ei tea. Ma ei teagi. Ma ei tea. Ma ei tea, ma ei petikski vist. Ma ei petiks vist, jah. Pocket poistega ma ei petiks siin bordile. Sellest, et emand X-i me niikuinii välja ei foldi. 9 X-i nende range'is pole. Väiksemad pocketid ei jätka. Ma ei tea. Ma ei tea. Jah, ma ei tea, whatever. Bet on selles mõttes, et protectimise mõttes on mingil määral fine, aga ma ei tea. Ma checkiks, sellest, et kuna 3-way flopil, siis most likely kellelgi on siin juba emand ja emand kunn näiteks, S-emand näiteks, mida ta pre ei tahtnud ära stackida, selle vennal väga likely S-emand siin range'i. Ja ma ei tea, ma lihtsalt checkiks maha juba, läheks showdowni peale. Okei. No ma veel mõtlesin, et ma kuradi... No enam pole midagi teha, nüüd ma checkiks juba. Et enam mõtlesin, et ma ei taha nagu riveris aga koolida mitte midagi. No ikkagi, vahet ei ole ikkagi checkiks, sest emandad siin ju nii välja ei foldi.
ja tal on nagu screamib siin emanda järgi, emand ma arvan ongi suht likely käsi tal, mida ta ei tahtnud pre ära stackida või emand kunn suited või noh, midagi sellist igastahes, et ta noh, see pole see spot, kus nagu protectida ja ei taha Riveris suurt petti ära koolida, see pole see spot, ma arvan. Jah, okei. No sellepärast ma paningi nii. Et kui sa tahaks midagi teha, siis ainuke variant on, et petid turni suuremalt ja jammid Riverit, et loodata emandavat maha saada, aga noh, suht mõttetu, et ma tšekiks turni ja siis läks showdowni peale. Jaa, okei, nii läks. Näiteks, et sa pocket 10 ka biidid, et on üks käsi on, mida sa biidid. Jah, üks käsi on. Ei rohkem pole, jah. Suht likely ässa emand, siukse venna, kui ta floppi koolib ka, et siukse venna vastu ma üldse ei petiks seda. Jah. No isegi flopi enam ei petiks, lihtsalt lasekski. Jah. Okei. Näe, kuule, nüüd saab Koit saab aru anda, mis tal käes oli. Mis asja? Koit saab aru anda, mis tal käes oli. No, reisiks. Kindlasti. Väga hea. Ma in-game ma jäin nii kahe vahele vaatan seal. Alguses mõtlesin, et see on easy goal, siis hakkasin juba kahtlema ja just siin siibetiks või? Muidugi. Meil käsi on ju nii haavatav ju. Muidugi siibetiks. No ma alguses ise mõtlesin, et kui ma siin checkin ja siis ma lihtsalt tulevad mingi enam-vähem kard, siis ma saan 22 tänavat ja kuradi lihtsalt maha koldida, aga... Ma ei tea, kas ta hakkab bluffima, kui sa checkid seal flopi järgi. Ma ei tea. Ma ikkagi petiks, sest et meil on ka nii palju käsi veel, mis on siin flopil on nagu väga tugevad, et ta ei saa nagu väga üle joosta ka, et hakkab check reisima lambist. Et noh, kui check reisib, sul lihtsalt teed easy foldi selle käega, sul on ka ikkagi äss-mutid siin range'is, ässad, kunnid, pocket mutid. No ma ei tea, kas pocket 93 petid enne, aga noh, igast sul on käsi ka, mis on sellel flopil nagu väga tugevad. Et nagu ta ei saa väga midagi teha siin. No seepärast mõtlesingi, et äkki... Siis kui ta nagu check reisib sind, siis oled väga kuses omadega ja saad easy foldi teha. Et ta ei hakka seda boardi nagu check reis bluffima eeriga. See ei ole see board, mida ta eeriga bluffib. Seda kindlasti, jah. Et kui ta check reisib, siis tal midagi on ja see midagi on kindlasti parem kui nagu sinu pocket 10. Aga lihtsalt sa võtad selle boti nii tihti nagu siibetiga maha ja ei anna talle tasuta kaarti. Noh. Siin ma koolsin. Jah. Siin ma foldisin. Aga ma ei tea, ma olin kahe vahel, kas ma... Ma ei tea, ma tahaks vist Riverit koolida. Mul ei ka siuke tunne, et ma tahaks koolida. Siis ma mingi time bank või ikka täiega mingi 2 minti kuradi. Palju seal kuradi vinavaks antakse, terve selle läks põhimõtteliselt. No ma ei tea, mulle meeldis see flopi check selle pärast ka, et siis sa nagu, kui sa checkid ja kaks korda pettida, siis sa ikka nagu kessid nagu. Et sa ikka nagu kessid siis. Et jah, flopi pett on kindlasti parem kui check väärust. Okei. Kui sa petid ja ta koolid, siis... Checkime turni ja checkime rivert. Ei, ma petiks turni uuesti, ma petiks väikselt. Et nagu emandat nii välja ei foldi, aga juhul kui tal juhtub olema seal mingi, ma ei tea, S-Boys näiteks või S10 näiteks otsustab 3 beti Defenderist mingitel põhjustel näiteks risti S-aga. No ma ei tea, kas ta check koolib seda kätt tegelikult, et see ma arvan, ta check reisib flopiga. Et jah, kui ta check koolib, siis ma lihtsalt checkiks turni ja Riveris otsustaks, mis teeks ja jah, ma arvan, et see oleks see play. Ja tõenäoliselt foldiks River lihtsalt sellest, et ma ei näe, et ta mingi S10 risti S-aga seal flopi check koolib, sest ma arvan, et ta check reisib juba flopi. Et ta suht likely on seal mingi showdown value ja ühtegi showdown value kätt sai beat'i ka tal, et 9x tuli kokku ja kuigi väga palju 9x tal ei ole seal. Aga noh, emandad sai beat'i ja midagi nagu valued saada ei ole. Ma ei usu, et preflop mingi nii suurt saisi mingi kunn boys off'iga koolis lihtsalt out of position, et noh. Ma arvan, et C-beti mõte ongi lihtsalt see, et kui ta koolib sind seal, siis põhimõtteliseltki shut it down'i
ja enamus korrad sa oled lihtsalt rõõmus, kui ta lihtsalt ära foldib ja sa lihtsalt võtsid selle panga flopis maha kohe. Okei. Ma ei tea, kas Koit on siin. Oskar on siin üldse? Ei ole. Oskarit ei ole. Pani lindistama, läks poodi. Okei. No nii. No nii. Noh, ikka siibetiks. Väga hea. Jaa. Törni petiks mingi 2800. Nii või vähe? Jaa. Lihtsalt et flash traw'de käest välud saada ja SX-i me nii välja ei foldi. Seda küll. Panin 3 midagi. Jah, nüüd tšekiks lihtsalt. Okei, ma foldiks. Foldiks, noh. Ma ei usu, et ta bluffib selle ässa. Kui sa oled 2 korda betting ka. See variant on kindla. Ma ei usu, et ta bluffib seda kaarti. Ma foldiks ära ja kindlalt. Okei. No see pole see kaart, mida ta bluffib. Ma ei suutnud, jah. No lihtsalt ta ei bluffi seda kaarti. Miks ta peaks ässa bluffima, kui sa 2 korda bettinud ja UTG-st avanud? Ma ei tea, ega ta selle suhtes küll. No kui sinu range'is on ka võivad ässad, sul olla kõik ässad, et miks ta peaks bluffima ässa riveris? Et nagu ei ole üldse loogiline. Või noh, see tähendab seda, et tal on selle äss. Ma arvan vähemalt. Seda küll, jah. Meil oligi äss, aga noh, jah. Jah. Et river on fold, jah. Ja kui river tuleb blank, siis lihtsalt tšekiks järgi. Ei, seda küll, jah. Aga ma just mõtlesin, et ma ei tea, kas in-game ma hakkasin mõtlema, et miks ta näiteks how likely no miks ta peaks seal isegi, kui tal on lihtsalt lastra, et miks ta peaks bluffima seal, kui sinu range'is on ka kõik ässadel ja sa oled pre-flop avasid, pettisid, floppi, pettisid turni, miks ta peaks üritama nagu ässadel maha saada? No mõtlesin, noh, see ongi hea, et äkki hakkab mõtlema äkki, see on suht loll mõte, aga no see river pole see, jah, mida ta bluffib, kindlasti mitte. See oleks easy fold, jah. Okei. Palju ta avab? Ma ei teagi, kas see on... No ma ei tea, see läheb vist ikka... No infot ei ole põhimõtteliselt, jah. Infot põhimõtteliselt ei ole. No ilma infota, siis ma arvan, et suitedega kooliks, jah. Aga muidu tahaks 3 bettida juba sealt. Kui ta avab piisavalt. Aga noh, kool on ka fine suitedega. Nii. Siin ma just vaatasin, et okei, et on nagu käsi on küll vähe, aga no ma ei tea, ta on 2 korda päreldanud. Check muidugi ju, ei liidi ikka seal muidugi, miks sa peaks liidi muidugi? Check kool. Väga hea. Checkid uuesti. Check kool. Ja liidiks riverit. Paneks mingi 4400. No ma panin veel vähem. Äkki ma saan, ma ei tea, millal kooli. Mingid 8-9. Mingi 7. Jaa, et no ta lihtsalt see river läheb nii palju check-checkidest. Et ta lihtsalt petiks midagi. Ma arvan, et see näeb nagu nii palju välja, et paneks tsipa rohkem. Okei, noh, nüüd foldiks ära. Ma tegin ka seda, jah, aga... Seda mõtlesin, kas ma nagu riveris, kas on nagu koolime 2 tänavat ja siis... Riveris paneksid rohkem mingi 4 midagi või? Ma mõtlen, kas ma üldse nagu tegelikult, kas ma riverit tahan liidida. Et noh, mis kätega ta seal tabel seda küll. Et tema range'is on ka ikkagi flush draw enamust. Et kas ma tahan üldse riverit liidida? Ma arvan, et tal mingid ülepaarid on ka olemas olnud. Millega on suht happy maa koolima mingid väikest panust. Ma ei tea, kas ta koolib ülepaaridega siin. Võib ikka koolida, aga no ma ei tea. Jah, bet fold on, ma arvan, fine. Aga kui flash poleks tulnud, siis kooliks ära. Ja siis checkiks. Ja ma mõtlen praeguse olukorras ütleme, et oleks tulnud poti 4 sinna.
ja ta jammib või? ja ta samamoodi. No siis me ei liidiks, ma arvan. Siis sa annad, siis sa ei liidiks, noh. Siis ju tuleks kindlasti ära koolida või tuleks? No ma arvan, et siis kui poti 4 tuleb, siis ma check-in Riverit, ma arvan. Ma arvan, et ta paneb ise sinna. No kui tal on Evandad, Kunnits, miks ta ei peaks panema? Ja kui tal bluffid on, siis äkki bluffid? Seda küll, jah. Sellest, et sul võis ka flash throw range'is olla. Seda küll, jah. Ja no mõtled, kui sa paned River, kui tulebki poti 4 midagi, siis sa paned väikselt ja siis äkki sa saad mingid 8 või ma ei tea, miks ta peaks küll 8 panema, aga 9 poisid, ma ei tea. Ja need ta vist, mida ta ise nagu ei petiks Riversi enam. Ma ei tea. Või no, kui nagu ühte kätt võtta, siis nagu, no ma ei tea. Jah, võib-olla madalal on see fine. Selles mõttes, et inimesed nagu ei mõtle nagu, vaatavad kätte. Aga nagu sa mängid siis siukses spotis, ma mõtlen nagu, mis oleks nagu best lean nagu üldse. Ma arvan, et ma check call'iks floppi ja liidiks turni raskemates mängudes. Okay. Aga kui me check call'ime floppi, check call'ime turni ja veerdub blank 4, siis ma ei tea, ma arvan ikka checkiks, sellepärast et tal on ikkagi pasted mingid flash throw'si, mingid asjad, mis tahavad võib-olla bluffida Riveritel. Lootes, et sa foldid mingi 7x või äkki mingi 8, noh, mingi asja, millega 2 korda koolisid. Näiteks ja no mingeid palju käsi ta petib ise ka niikuinii. Tead, ma ei usu, et ta su petti koolib mingite kätega, et ma arvan, et need käed, millega ta koolib. Nendega ta ei teeks teist päranit. Ma ei ole üldse kindel, kuidas ta neid käsi mängiks. Ma arvan, et in general inimesed ei peti mutte kunne ja ässasid nagu turnis. Ma mõtlen ise ka selle peale. Et ma arvan, et nad checkivad turni järgi, siis loodavad Riveri peale. Et siis kas sa liidid või nad saavad, kui sa checkid, siis nad saavad Riverit ise pettida. Tundub loogiline, jah. Et kui ta petib turni, siis ma arvan, et range on flash throw'd või siis 10x-id, 7, mingi 8-9, poiss 9, poiss 8. Kui ta ei ole just mingi crazy vend, kes lambist hakkab 3 päreldama mingit lambikaarte. Et jah, ma arvan, et üks range'i vastu isegi on Riveri check on parem, sest et no kõik double barrel käed on enamus ajast flash throw'tal. Jah. Aga sa praegu kuradi checkiks kätt talle. Kui tuli see nagu... Checkiks küll, jah. Ja ta... Ma ei teagi, palju ta panna võib. Just koolid ikka või? Põhimõtteliselt iga petib või? Või nagu okei, kui jammib, siis just. Ma ei tea. No. Siis jammi vist ei tahaks koolida, jah? Aga nagu ta teeb mingi 4-5 kilo, siis... Ma ei tea, eks sakib, aga ma arvan, et ega midagi muud teha pole, noh. Kuigi, jah, ma ei tea. Kui see mingit infot vastase kohta ei ole, siis ma ei annaks nagu nii palju kreditit talle, et tal flash on, et ma kooliks ära, ma arvan, jah. Ja kui paneb mingi 8 või midagi taolist. Ma ei teagi. Sest võib, ma ei tea. Okay. No, go figure, noh. Ma ei tea. Staris on hea, et saad vaadata, mitut lauda ta mängib ja kes see vastan on umbes. Aga enamaks siis, ma ei tea. Läheks nagu rohkem infot vaja, kas Riverit koolida või mitte. Okei. Aga muidu mulle meeldib, et check call flop ja siis lead turn mulle meeldib rohkem. Seal emad 10 käes. Jaa. Ma ise mõtlesin küll, et kas ma liidiks nagu ise turni või mitte, aga siis mõtlesin, et okei, et kui ta on nagu äkki ta tahab, siis paneb nagu paneb ise turni ka, kui ta on enne pannud juba 2 tänavat niimoodi. Aga noh, see on mingi väike 1, vist 1 on nagu pannud nagu. Jah. Aga noh, okei. Jah, ma ei teagi, mis seal kõige parem oleks. Ma arvan, check call turn või flop ja siis lead turn on, ma arvan, väga hea liin, mida võtta. Ajab vastased segadusse.
ebastandardne liin natukene. aga noh, ma ei tuli kohati, ma mõtlen ise nagu, et noh, käisin eelmises käes, et nagu kui ma liidin ise törni, siis ma põhimõtteliselt näitan ära, et mul on 10 seal käes. Miks sa tahaks näiteks mingi 8-9-ga või... no 8-9-ga ma teeks sama. Poiss 9-ga näiteks. Aga kas seal törnis ise panustada otsa, kas see oleks mõistlik? Check race'ida või? Törnis check race'ida, ma arvan, et see on nii nated. Siis ma olen kindlasti juba... No siis, kui me törni check race'ime, siis on nagu nii nats, et no ma ei tea. Meil on väga raske meeltki välud saada siin. Siis me ei saa jah enam... Sellepärast ma ei tahagi nagu, et kui ma ei taha seda, et flop läheb või törn läheb nagu check on ja me ei taha seda, kui ta törni petib, et siis me check call'ime lihtsalt. Et sellepärast mulle meeldibki liid rohkem. Aga kui check race'id näiteks seal törnil, siis on ka ju päris fine, ma arvan. No siis me ütleme ära. Siis meil ainult küll nuts meil seal käes. No mis käis see check race'id seal? Aga samas, kui sa nagu floppi check call'id ja törni liidid, siis võib igast asju olla, millega sa floppi call'id. Mingi flush draw 8-9, poiss 8, poiss 9, 7x. Ma ei tea, kas 7x mängisid niimoodi, aga okei, no mingid asju igastahes meil võib päris palju asju olla seal. Aga nüüd, kui me törni check race'ime, siis no meie check race'i törnil on mingi 8-9-ga või poiss 8-ga või poiss 9-ga. Aga samas, kui me liidime, siis meil kõik need käed on ikka range'is veel, samamoodi nagu 10 ka. Okay, et jah, nagu, mulle meeldiks törni liid meeldiks rohkem. Ja, mul ise endale meeldib ka. Kui me isegi, kui ta siin praegu check call'ime siin ja siis tulebki river ja siis me ei tea nagu... No siis me ei saa midagi teha. Siis me ei saa ka nagu väga midagi. Jah, see ongi. Törnis on ikka liidida ma arvan parem. Ma arvan ka. Jah. Okei. Seda boardi liidiks välja kohe. Arvad või? No jaa, paneks, ma ei tea, 1800 näiteks paneks. Kohe liidiks välja, saaks action'it kohe võib-olla mingid SI-de käest, igast asjade käest lihtsalt vaatavad, mis sa teed. No seda küll jah, aga no ma... Check, ja selles ma liidiks 2x-i ka siin. Muidugi liidiks 2x-i, väikseid paare liidiks, mingi kunn poissi, 8-9, ma liidiks siin any tuud põhimõtteliselt sellisel boardil. Okei. No aga nüüd check olime kindlasti. No seda... Hea kaart. Ikka check oliks muidugi, mis asja. Arvad, ma mõtlesin just nüüd, et ma... Äkki ta, kui ta ma check olin seda flopi, et siis kui ta... Ma ei tea, arvab, et mul on mingi 10 käes, et ma pigem hakkan nüüd siin, et ta tahab äkki mingit ässa tagasi checkida. Ma ei usu, et ta ässa võib-olla üldse petid flopis. Ta võib muidugi petida, aga palju tal neid ässas limping range'is on pre-flop. Et võib-olla ta äkki hakkab reppima ässa parem mingi kunn poisiga või kunn mingi poiss mutiga, kunn mutiga. Petib edasi seal. Üritab sind lihtsalt millegi pealt maha saada, mida iganes mille peal. Seda, no ma ei tea, millega ma peaksin koolima sealt. Ma ei tea, kui sa ei kooli flopis näiteks. Või okei, sellepärast ma meeldibki liid rohkem, et kui sa liidid, siis su range on nagu väga lai seal. Aga kui sa check koolid, siis sa ei check koolina mingi 7-8-ga, seal või meeldib poiss 8-ga. Aga nagu sa liidid, siis sul on kõik need käed range'is seal. Jaa. Ja no muidugi sa võid 7-8-ga koolida enne. Aga ma arvan, et stackid on nagu liiga sügavad siukse asja jaoks. Et oleks shallow'imad stackid, siis mulle meeldiks kindlasti check call any tuua seal. Et mida tema repib, et kui sa check callid, et seda ei usu elu sees, et seda check callid seal mingi 7-8-ga või 6-7 off'iga. Okay. Aga kui stackid on nii sügavad, siis mulle meeldib liid rohkem. Flopis juba. Aga... No igatahes ma praegu jah mõtlesin, et kui ta on... Ma ei tea, äkki ta tahtis mingit ässa pettida flopis millegi jaoks. Et siis ta äkki ta nüüd checkib tagasi ässa arvutis, mul on 10, et siis ma pigem panen ise juba. Okei, aga siis pane suuremalt. Ja mõtlesin, kui ma väga suurelt panen, no tegelikult küll, et ässa niikuinii enam ära ei viske.
nii. Seda küll, aga noh. Jah. Ma oleks törni suuremalt pannud ja Riveris ka vastama. Ma oleks Riveris umbes sama palju pannud, aga ma oleks flop või tähendab törni suuremalt pannud, siis oleks nagu just usutavam, aga oleks loogilisemad, et sa muidu törni teed 4000 ja siis Riveris paned 15 kilo, et no, millega sa bluffid seal niimoodi? Seda, et mul väga bluffe nagu range'is ei ole. Ma mõtlengi, et oleks nagu vähe adekvaatsem vend, siis ta oleks Riveris suht easy fold'i saanud asjaga teha. Jah. Aga noh. Okei. Nende vastu, kes ei mõtle, on ma arvan, et fine. No see tüüp. Nagu sa pead nagu ise aru saama, et kelle vastu sa mängid, et sa vastavalt sellele nagu ise enda mängu kujundama. No see tüüp väga ei mõika asju, noh. Jah, et sa pead oskama ise nagu ka neid nagu geere vahetada nii-öelda. Et nagu regulde vastu mängid ühtemoodi ja fishide vastu hoopis teistmoodi. Et alguses see kindlasti raske ja mul ei õnnestunud üldse siuke asi alguses. Ma panin igal pool samamoodi. Ja, eks ta on, jah. Ei, muidu ma 20-stes mängin küll veits teistmoodi, kui ma mingi 5-stes doksin. Ma ei tea, mis see min reisi kohta tead? Kas see vend on palju min reisinud siukse stackiga? Või no ma ei tea. Ma ei tea, mul oli 2 kätte, ühte ei mänginud ja... Ma ei tea, näed nii monster välja minu arust, ei näe või? Kusjuures, kui mingi 11-12 PV-ga minritakse, see on päris monster, jah? Tundub küll, jah. Mulle tundub ka. Ma kooliks ainult selle pärast, et see vend siin koolib, et kui me tripsi või rea floppame, et siis me saame sealt võib-olla midagi. Aga muidu ma foldiks juba ära preemarv. Jah, muidu siin olukorras foldiks ära. Praegu, ma ei tea, ma seal mängus mõtlesin, et kui ma siit 3 betiks saaks selle stackiks ära ja siis see arvates foldib vahepeal. Ei no, ega see ei ole vale, muidugi, absoluutselt. Aga lihtsalt minu arust see range on nii nated siin, aga no, ma võin eksida ka muidugi, et võib-olla seal nagu ei ole. Aga nagu in general ikka just ma arvan, et see on nii nated. Ma ei tea, kunnid, ässa, ma ei tea. Kui sul ei ole just mingit infota kohta, et ta mängibki niimoodi umbes, et nagu vahet ei ole, mis stack on, et ikka min reisib. Jah. Aga noh. No ma ise mõtlesin, et okei, et ma 3 betin siin ja siis stackin selle ära ja siis saab selle foldima mõelda. Nii no okei, see muidugi fine, aga lihtsalt ma ei tea, nuted range'i vastu enam ei olnud, et kui infot ei ole, siis ma lihtsalt foldiks. Foldiks ära tegelikult. See küsimus olegi muud midagi. No, siis on ju hea ju. Okei, kus ma olin? Siin. Okei. Mõtlen nagu mida ma küsida tahtsin siin käes üldse. Ma ei tea, äkki kas midagi tšekkida või midagi teha muud. Jaa, vist küll, ma arvan. Ma ei teagi. Kas nagu what? Ega me flopi ikka ei tšeki. Ei, flopi, miks sa oleks tšekkima? Jah, flopi ikka petida, ma mõtlen äkki turnid tšekkida. Miks turn sul oli ka, ma ei tea. Ei no sulle hea, aga mõtlen. Ei, meil aga talle. Ma arvan, et stackid on nii shallow. Petiks ikka edasi ja loodad, et tuleb ikka panustada, ma arvan seal. Ma arvan ka, et siin ei ole midagi mõtet üle mõelda, et pet ikka. No ega selle riveriga ka. Ei riverit ei peti, riverit tšekiks.
kui oleks mingi suvaline tulnud river, siis oleks küll pidanud pettima, jah? Siis ikka soved. Jaa, siis ikka. Ma mõtlesingi, et kas ma tšekin vahepeal midagi niukest võrran. Palju ta avab? 38. 23. MP peab 38. 38, jah. Marts on close. Ma arvan, et ma tahaksin juba 3 bettida. No seda ma tegingi. Ma 3 bettiks for value juba siin ja lihtsalt info pärast ka. Väga hea. Ma teeks rohkem, ma teeks... Jah, okei, see on ka fine tegelikult. No on 2,7. See on fine. See on fine. Kui ta edeneb? Nii. Hästi, ma arvan praegu. Jah. Ma arvan, et kui sul on risti 10 ka, siis ma ei tea. Tahad tšekkida või? Ma tahaks just tšekkida. Miks? See on pärast nii awkward koolida mingi 2 tänavat või 3 midagi, kui ta paneb. Miks? See on bluffcatch'iki, su käsi ongi põhimõtteliselt bluffcatch'eri. Seda küll, jah. Et ainus käed, millega ta jätkab, on 10 poiss ja flush draw. Ja Marta flush draw petib ise, kui sa tšekid. Ja ühtegi paremat ässa sa ei biidi. Ja kõik käed, mida ta koolib seal su 3 betti, on mingi kunn poiss, kunn mutt. Ma ei tea, poiss, mutt, suited. Et no ma ei tea. Ma ei tea, kas ma tšekiksin tegelikult nii tiip. Tule, ma ei tea. Ma arvan ikka pigem bett on normaalne siin. Ma saan nagu midagi äkki... Ma arvan ka, et mingid asjad, et sa võid aru, et saada mingi 6-7, mingi 9x ja 8x ja mingid asjad ikka väga koolivad su flopi betti kindlasti veel, jah. Need petiks, jah. Oleks shallow imad, siis mõtleks midagi muud, aga nii tiibida, et siis ikka petiks, jah. No sais on äkki, jah. Jah. No siin... Jah, siin nagu annaks alla, jah. See mulle meeldib. Ja nüüd river. Oi, väga hea river. Palju pane? Kui ta turni tšekib, siis on suht likely, et tal on mingi showdown välu seal. Ja ma arvan, et kuna sa ei repi ka väga midagi, kui ta läss on, siis tal on raske foldida seal. Sest sa ei repi väga midagi seal, kui sa turni tšekid. Ja flopi nii vähe paned, et siis ma petiksin mingi 16-18 kilo siin. Suurelt ikka. Väga hea. Mulle meeldib. Võib-olla veits vähem. 18 on 600, et 16 kilo oleks võib-olla optimaalsem natukene. Ei, seda küll, tundub. See 18-600 näeb nagu nii tugev välja. Kuidagi, ma ei tea miks, aga näeb lihtsalt. Okei. Ei, võib küll olla. Ma ei tea, mulle tundub lihtsalt, aga võib-olla ma eksin ka. Avaksid üldse siit, jah? 38. Jah, ma arvan küll. Ikka ta peaks avama, ma arvan. Jah, ei ma lihtsalt vaatasin, et palju kas need on mingi call happy vennad on vahel teile, et aga üks vend on siuke call happy vend, see on peale sind kohe. No see on ka suht siuke, okei ta, aga ta ei tõsta kunagi kordagi põhimõtteliselt. Aga see on ka suht siuke, no see on peale mind ka. See on petiks rohkem ennegi on ju. Muidugi, kui niisid koolivad ja 10 poiss, emad 10 koolivad. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks sitemad ässad. Midagi panna. 4400, jah? Ja, mul saab tonn rohkem oleks korraldanud. Tonn rohkem, jah? Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui ma nagu lähengi selle Queen X-i peale, et ma pigem tšekin nüüd, kui ma tšekin Riveril. Mis sa arvad sellest? Ja kui ma praegu petiks... Ma ei tea, ma arvan, et ma petiks ikka turniga edasi, sellest, et kui sa nüüd nagu tšekid, siis kui ta Queen X on, siis ta tšekib Riverit ka ja kui sa Riverit petid, siis on nagu ülikahtlane. Siis ongi, et ma siis mõtlengi, et kui ma petiks näiteks Riverit suuremalt, siis ma saan Queen X-ilt suuremalt nagu kooli, kui ma petin praegu. Aga kas sa arvad, kui ma petin praegu ja petin Riverit,
siis ta Queen X-iga niikuinii reversi kooli. Ei no aga lihtsalt mõtlen seda, et kui sa petid riverit, check'id turn ja petid riverit suurelt, et siis ma kahtlen, et ta riverit Queen X-iga koolib. Aga praegu ta võib Queen X-iga vabalt koolida veel. Arvad? Ei no täitsa... Ei tea, riverist ta võib ka, et vaatab, et sa just... Et on kahtlane, et ma andsin turnis alla ja riveril sa nagu üritad veel ikkagi panka endale võtta. Ja ma läksingi selle mõtte peal nagu. Ma ei tea. Ma petiks... Ma ei tea, mina petiks turni lihtsalt. Ei, ma paneks ka turni ise. Okei. Ei no ma läksin teistmoodi. Mõtlesin, et kui ma saan Queenilt nagu ühe tänava saan veel, siis pigem võtan suuremalt riverit äkki ta. Ei usu, et mul siin ässa või, et ma miks ma peaksin ässa turnis tšekkiva. Muidugi peaksid. Just sellepärast ma petikski, et kõik arvad, et sa ässa tšekid turni. No seda küll, jah. Ei no tegevus kooli. Minu arust vähemalt, ma ei tea. Ma ei tea, jah. Ei täitsa... Kuigi nagu sul on bluffid, siis ma nagu ei bluffiks hoopisti seda kaarti. Kuigi see oleks nagu hea spot, kus ma arvan... No ma ei tea, see ei ole tegelikult hea spot, kus bluffima hakata 3 barrelit, aga noh, ma ei tea. No sõltuvalt, no see on nagu player dependent kõik, mis sa arvad, kuidas sa max value saad. Et ma arvan, et osade vastu on turni bet parem, osade vastu on turni check parem. Et noh, kuidas sa ise arvad, et sa max value saad, ma arvan. Jaa. No ma ei tea, see on nagu tüüp. Et enamus vennad, kui nad näevad turni checki ja riveri betti, siis nad ei kooli kunniga lihtsalt. Aga kui sa näed, et sa petid turni, siis mõtled, et miks ta peaks ässaga turni pettima, et ma koolin kunniga turni ka, et siis ma tean, et ta riverit nagu nii bluffi, kui tal ei ole ässa. Ma ei tea, mina mõtlen niimoodi lihtsalt. Okei. Ma ei tea, ma madalamal just väga ei mõelda. Ma ei tea. Võib-olla tõesti. Võib-olla, ma arvan, et võib-olla madalamad inimesed mõtlevad, et miks... Et kui sul äsapaar on, et miks seda turni ei peti, aga noh. Mis mul ei ole mõtet, et petida asja turni. Kui juba Queen on lauas nüüd. No jah. No jah. Ei no, ju siis. Kui sa oled nagu kindel, et sa niimoodi väljud saad, siis muidugi 100% tee seda. Ei no ma just praegu arvasin, aga ma ei olnud päris kindel. No selles on nagu vastik spot niikuinii, et ma arvan, et kui vastas on hea mängija, siis ma arvan, et noh, no hea mängija vastu. Kuidas sa nagu enda range'i nagu mängid seal? Ma arvan, hea mängija vastu on nagu hea mixida seal enda asju, et vahepeal check'id turni, petid riverit suurelt ja vahepeal petid turni ka. Aga no ma ei tea, kas sa tahad nagu hea mängija vastu bluffida seal üldse. Ma arvan, et ikka tahad. Ma arvan, kui sa tahad bluffida, siis sa petid turni seal hea mängija vastu. Sellepärast, et siis ta paneb nagu ta turnis juba sitt olukorda, mitte see, et kui sa check'id turni, siis ta check'ib riverit ja siis nagu muidugi hea mängija tahab nagu riveris nagu petti koolida, siis kui sa võtad siukse liini, sa riverit suurelt petid. Et noh, obviously kui sul ässa ei ole, et siis on nagu likely, et tal võib ka see äss veel olla. Et noh, ma ei tea, et see on siukene spot, et kuidas kunagi ma arvan. Et ma arvan, bet turn vahel ma ei tea, fishide vastu, ma ei tea, sõltub fishist, ma arvan. Mõned ei foldi seal isegi 3 barreli peale kunni, et sa võid enda vastu julgelt 3 tänavat pettis. Et aga no see sõltub kõik fishist. Okei. Seda kätt ma kindlasti 3 petiks. 3 petiks, noh? Ei kompliidis kindlasti. Okei. Miks just 3 lett, miks mitte kompliitida? Sellepärast me võtame selle võtame juba nii tihti maha. Pangas on juba, no põhimõtteliselt 2200 on pangas juba. Et noh, me võtame selle nii tihti maha. Näed, kuradi, ma tea, mis ta on see avang on nüüd cut-off'il 29. Noh, see on ju easy 3 bet, et avab nii laia. Ja 3 bet ka tehtud.
Ja, no isegi kui ta jätkab seal, siis me saame post-flop ikka mängida suht normaalselt. Et small blind on nõrk niikuinii ja neil pole lihtsalt käsi, millega nad meid jätkata saavad seal ja meie lihtsalt see 3 bet on juba instant profit. Et isegi puhtalt see play, et kui me nagu post-flop isegi ei hakka midagi nagu bettima seal, et siis me nagu profitime juba selle 3 betiga lihtsalt nii palju. Ja pluss oli see, kui nad meid koolivad ja me saame nagu post-flop bettida veel, et siis me profitime nagu veel rohkem. Pluss oli sellega, et nad panevad pre ka veel selle 3 beti raha potis. Et nagu selle pärast. Ja see poiss 9 nagu ei ole minu arust nii super hea käsi, et koolida sealt, et mängida nagu käevälju peale. Ma arvan, et see on just siuke käsi, mida ma 3 betiks ja foldiks shovel obviously.